oli just hetk tagasi see ennustatud ajaline hetk. Me ei tea, kuidas see on läinud ja kas see on toimunud ja kui see on toimunud, siis kuidas see on toimunud. Aga Rama saatis meid siia laua taha praegu vaatama. Eile ennem sellesse peegelkuupäeva astudes, enne magama minekut, suunas ta meid laua peale laotama kaardid ja tõmbama ühe kaardi nendest ja siin on meile mõõkades, mis on maasse löödud. See ei ole see terav tõemõõk püsti, vaid see on maandatud tõde. Kaardipakki kätte võttes on siin esimene sõnum, mida ma näen. Sauade 8. Need kiired uudised, kus raskus saab maha pandud. Juba näitas ka 3. kaart ja pettused selja taha jäetud. Korra piilus siit veel suur armastuse karikas. Aga ma olen suunatud hetkel võtma meile lauale selle lugemise, mida me õhtul avama hakkame. Paki all on maag. See seis on maagiline. Kui väidetavalt kõikide ennustuste järgi on kogu inimkonna ja maailma saatus ühe mehe kätes olnud siis mõned minutid tagasi. Meile avab selle teadmatuse aeg. See maag, kes tegelikult teab, mis edasi saab. Mis saab edasi? Mida me oleme iseendale loonud? Mida me oleme soovinud? Ja me räägime pärast rohkem sellest, et see on see 6. päikese tulemine. Päikese kui teadvuse, 6. teadvuse süsteemi algus. Me oleme lõpetanud 5. teadvuse ringi. Nii. Viskasid mulle kõik need siia lauale või? No vaatame. Mis sa tahad öelda? Palju meil siin neid kaarte tuli? Ja maag on meil endiselt laual. Armastuse kuninganna, mõõkade kuningas, karikate 10, kaarik ja vundament, müntide 4. Ta ütleb, et me praegu rohkem kaarte lahti ei keera, vaid võtame juba edasi sinuga koos. See on meie põhi, see on see algus, millega me täna õhtul portaali läheme. Nii on, armas. Ma arvan, et enam-vähem kõik on selle 5 minutiga kohale jõudnud ja tere sulle, kõik see pere, kes sa oled meiega siia tulnud sellesse peegelportaali, kuhu me oleme juhatatud, eks ju. Ja ma ei tea, kas sa oled näinud seda pisikest sneak peeki, seda piilumist, mis siis Rama meile lasi teha tänapäeval. Seal ma seletasin seda, et eile õhtul 25. detsember tuli. 25. detsembri. Eile veebruar 25 õhtul, ennem kui ma magama läksin. Laotasin ma kaardid laua peale ja ta ütles, võtta 1 kaart homse päeva suhtes. Siin on see kuldselt särav. Kui ma valguse poole keeran, siis sa ei näegi midagi. See on see mõõkade äss. See on see tõe mõõk. Aga ta ei ole õiget pidi, ta ei ole püsti omadega. Ta on maasse löödud, ta on maandatud mõõk. Mis see meie jaoks tähendab? See sõnum oli üheselt selge, et tõde on maandatud. Ta ei ole terav, ta ei ole äkiline, vaid ta tuleb vaikselt. Kuidas see on seotud tänase päevaga? Mida siis on tegelikult ennustatud aastatuhandeid? Mida on eelmised tsivilisatsioonid ennustanud selle tänase päeva kohta? Meie ei ole ennustajad, aga see info on meieni juhatatud olnud, eks ju? 1 kass ei jõua kraabib akna taga. Nüüd ta peab seal ootama. On öeldud seda, et see on
galaktiline ajapeegel. Selles peeglis kohtuvad minevik ja tulevik. See on see peegel, kus 5. päike lõpetab. Päike kui teadvus, mitte päike kui taevakeha, kes meile valgust annab ja sooja annab, vaid päike kui teadvus lõpetab oma eksistentsi ja alustab 6. päike. See coming of the 6th sun, 6. päikese tulek, vot seda on ennustatud siia päeva. Mida veel on ennustatud siia päeva? Sellesse peegelportaali. Ja ma ei tea, kas sa oled kuulnud või ei ole kuulnud Wolf Messingist, üks Poola juut, kes on ennustanud väga palju asju maailmas, mis on juhtunud täpselt nii, nagu tema. Ta ei ole ennustanud, ta oli nägija ja telepaat. Ehk siis ta nägi kõiki neid asju, ta nägi neid nii täpselt, et ta ütles kuupäevad, kellaajad, inimesed ja tema oli see, kes peale sõda nõudis ligipääsu Stalinile, et rääkida talle Venemaa edasisest tulekust, et ta pidi edastama selle informatsiooni, mis temale oli näidatud. Ja ma teen hästi lühidalt selle kokkuvõtte, kui sa tahad Wolf Messingu, sa võid otsida ise üles ja kuulata. Ta teadis oma surma hetke, ta teadis, ta muidugi jõudis sinna Stalini juurde, ta rääkis ära kõik selle loo, mis tal oli vaja öelda, kuidas Venemaa, kuidas Stalin sureb, kes teda reedavad. See on tänaseks avalik info kõik. Kes on järgmine valitseja, kes on peale seda järgmine valitseja, ehk siis jutt käib suurest Venemaast, kellega me oleme ju ühenduses, eks ju. Kuidas tuleb üks plekiga poiss hakkab valitsema, siis tuleb üks joodik hakkab valitsema ja siis tuleb üks noor KGB-šnik helesiniste silmadega, kelle nimi on seotud T-ga. Me teame, kes see on, ta on 25 aastat seda maa-ala seal valitsenud ja ta andis 3 ümbrikku Stalinile ennem, kui ta ise ära suri ja ennem kui Stalin ära suri. Stalin suri üsna pea ka peale nende kohtumist. 53. aastal oli see. Need ümbrikud said seifidesse lukkude taha ja võtmed anti 3 kindlale inimesele, kes siis pidid vastutama, et selle nägemuse järgi nende ümbrikutega ka käitutakse. Viimane 3. ümbrik pidi avatama täna. Selle T-ga seotud T-nimega seotud riigijuhi poolt 14, no tegelikult kell 3, 15.00 Moskva aja järgi. Selles nägemuses oli olemas 3 teekonda, mida otsustab C1 valitseja ja ta otsustab tegelikult kogu planeedi ja inimkonna saatuse ja tuleviku üle. Ta ei näinud seda lõppu, ta ei näinud seda tulemust, millise tee ta valib nendest 3. Ta ütles, need 3 on teada, aga valiku peab see mees tegema selles hetkes. 14.59 näitas kell, kui ruumi sisenes üks ootamatu isik, kes muutis kõik ja see nägemus katkes. Sellepärast me ei tea seda täna, siin ja praegu, kas see on toimunud vastavalt sellele soovitusele, mis siis Wolf Messing edastas.
meie olime suunatud siia laua taha kell 1. See on siis, mis see siis on? Moskva kell 3, eks ju? Jah, 2 tundi on ju meil vahet, on ju? Nemad on 2 tundi ees, kell 1 olime meie siin. Me võtsime 6 kaarti, me ei võtnud, nad hüppasid segamise ajal pakist välja, vot see on sul seal videoklipikeses näha. Need 6 kaarti hüppasid siia välja, kõik olid tagurpidi ja ma korjasin nad kokku ja ladusin nad paremalt vasakule, mitte vasakult paremale, vaid paremalt vasakule. Mis see tähendab? Ma kohe sulle selgitan selle ära. Aga ma ennem ütlen, mis need 3 suunda olid, mille vahel siis see olend sai valida. Ja kas ja millise valiku ta tegi. Üks oli tuumanupu vajutus, mida me teame ju, et galaktilised olendid ja meie koostööpartnerid ei luba sellisel asjal juhtuda, seda ei saa toimuda. Teine kaart, teine tee, mida ta sai valida, on alistumine ehk siis võimu üle andmine, Venemaa vabaks andmine. Ja 3. on siis see tehnoloogiline tulevik, kes mida on visualiseerinud, ma ei tea, armas, mida sa soovid, mida sa loodad, lootused ja ootused. Aga igal juhul on siin paremalt vasakule liikumine see, et me astume sellest materiaalsusest, jällegi see parem pool, see jumalik meesprintsiip, see, kes toob energia materiaalsusesse ja jumalik naisprintsiip, see vasak pool, see looja, eks ju. Nad on omavahel seotud ja me liigume paremalt vasakule, sellesse südameühendusse, mateeriast südameühendusse. Ja need kaardid, ma ütlesin seal sulle need 6 esimest kaarti välja. Müntide 4, tagurpidi kaarik, karikate 10, karikate kuninganna, maag ja mõõkade kuninganna, tagurpidi. Mis see meile ütleb? See ütleb seda, et kui see küsimus oli antud hetke kohta, eks ju, mis see tähendab meie kui kollektiivi jaoks, meie kui inimkonna jaoks. Ta kirjeldab seda kinnihoidmist, võib-olla teatud määral seda struktuuride tugevdamist, vanast kinnihoidmist veel, eks ju, seda soovi. Kuid see ei õnnestu. Lagunemine on hakanud, kiired liikumised on juba käimas. Karikate 10, see on inimkonna visioon selle vabaduse ja tuleviku osas. See on see, mis toidab meid kõiki igas päevas praegu, eks ju. See kõik saab läbi intuitiivse ülestõusmise, südamete avanemise, edasi liikumine ei toimu mitte läbi kinnihoidmiste ja raamide, vaid nende lõhkumise ja läbi südamete. Harmoonia, see on see kogukond, kes loob harmooniat, inimkond ühineb ja saab aru, et edasi liigutakse teistes sagedustes. Ta saab aru, et tegemist on maagidega. Me oleme need maagid siin maa peal. Me oleme maagi aastas. See maag
annab meile tunnistust sellest koos pea peal oleva mõõkade kuningannana. Mõõkade kuninganna, kes on väga terav ja ta on siin pea peal. Järgmine mõõk, mis on maas, eks ju, otsapidi maas, mitte õhus. See näitab meile, et seda külmalt kalkuleerivat juhtimist, seda süsteemi edaspidi ei eksisteeri. Ehk siis kõik see, mis määratud on lagunema ja lahkuma, see on siin kirjas ja see, kuidas toimub üleminek, on läbi südame juhatuse, harmoonia ja maagi võimekuse. Kas tõde on kõik väljas? Veel ei ole, sest mõõk on tagurpidi. Tõde tuleb rahulikult, ei tule plahvatusena. Annab aega, et seda harmooniat ja südant seada ja kuulata. Ja nüüd me võtame selle teise rea lahti. Siin on nüüd see valge roos mul laua peal. Esimene. See on see peegelportaali peegeldus praegu, eks ju. Siin oli meil müntide 4. Tema alla tuli tagurpidi müntide kuninganna, kes tegelikult on see koduhoidja, eks ju. See turvatunde kuninganna. Ja ta on pea peal. See tähendab, et see kinni hoidmine, see ei õnnestu, sest me saame aru juba, et see ei kanna. See vundament on juba pragunenud, ta kukub. Mündid, näed sa, see on maa, see on maaema. See on maaema, kes väriseb, kes uputab, kellel on vulkaanid purskavad, mudavulkaanid, kusjuures on lisandunud mängu, mis plahvatavad, sest sealt tulevad välja ka need gaasid, mis plahvatavad põlema. Kõige suurem mudavulkaan on, kohe annan sulle informatsiooni, Kasahstanis. See purskas eelmine aasta või jaanuar või oli eelmine aasta. Täna purskas Mehhikos võimas mudavulkaan. Plahvatas, õigemini, ta ei purska, ta plahvatab, see gaas plahvatab, sest ta muidu ju muliseb seal vesi ja muda. Seal ei ole laavat, seal ei ole kuumust, tuld sellist. Seal on kogunevad gaasid ja gaasiplahvatus. Toimub palju laviine viimasel ajal, erinevaid lumelaviine siis, eks ju. Siis see, mis tabas just üle Manhattani, üle terve Ida-Ameerika käis orkaan praegu veebruari lõpus, nüüd nendel päevadel, eks ju. Orkaanide periood on sügisel, mitte praegu meie talvel. Ja see oli vihmatormi, välkude ja lume segu. Välkude ja lume, see on niivõrd haruldased asjad. Ja ometigi kõike seda ta näitas seal Manhattanil, New York. Teine kaart, kus meil oli tagurpidi chariot, see liikumine, see lagunemine, see, mida ei õnnestu kinni hoida. Siin on meil mõõkade 2. See on meile kui kollektiivile see otsuse tegemise koht, see murdepunkt. Millise liikumisega kaasa minna. Edasi oli karikate 10 ja selle all on, wow. Siin on uuesti meil karikate kuninganna. Ehk siis diagonaalis on
keskel, lugemise keskel on 2 karikate kuningannat. Mis see tähendab meie jaoks? See tähendab seda, et kõik need muutused, mis praegu aset leiavad ja millega me edasi liigume, need on seotud ainult meie südamesagedusega, meie intuitsiooni kasvamisega, meie emotsionaalse taseme tõusuga. Ta on selle karikate 10 all. See on see kokkuhoidev inimkond, kes on otsustanud siin ühiselt edasi liikuda, üksteist toetades. Ja mis kaart on selle eelmise karikate kuninganna all, et ma teda ringi ei keera? Vau! No nüüd ma hakkan sulle ainult vausid vist andma, sest siin on müntide 7. Mis on müntide 7 siin kontekstis praegu? Need on need külvatud seemned, need on kõik see, mida me oleme teinud. See ei ole kiire liikumine, see on usaldus. Usaldus endaga tehtud töös. See siiamaani kõik näitab meile seda, et siin ei ole kiirust, eks ju, sest kaarik oli ka siin tagurpidi, ta ei kihutanud, aga liikumine on möödapääsmatu, liikumine on juba käimas. See usaldus oma siiamaani tehtud töö osas, nii olendina kui kollektiivina, kes on ärganud ja siin on see nende teadlike olendite see sinu suurus, see sinu võimekus. Sa oled siin. Sa särad igas päevas, sa hoiad seda sagedust, sa teed endaga tööd. Usalda oma intuitsiooni, oma südamekutset. Kes on meil maagi all? Tagurpidi justice. Tagurpidi õiguse mõistmine, mis ütleb meile jällegi seda, et samamoodi edasi minna ei ole võimalik. Kõik see süsteem, mis on siiamaani toetunud 3D maatriksi mängu, kõik need rahasüsteemid, kohtusüsteemid, kõik need mustrid, äri ehitamise, loomise, nendega edasi me ei lähe. Me loome täiesti uuelt sageduselt. Paneksid selle märgusõna kinni, ei saa. Ja mis on siin viimane selle kuninganna all, mõõkade kuninganna all, ehk siis meie viimane kaart on täpselt sama, mis on esimene. Aga pea peal, ma võtan selle esimese. Müntide 4, mis oli meile praegu, eks ju, kirjeldas seda, et tahetakse hoida veel kinni või tugevdada neid piire, neid raame, suruda meid kuskile, kuhu meid enam suruda ei anna. Ma ei saa kaarte kätte. Kaarik. Siin lõpus, selles peeglis on see kaart, see müntide 4 tagurpidi. See on see lahtilaskmine, see ei ole enam kinni hoidmine, see on vabastamine. See on see usaldus. See on see usaldus meie sees. Mis usub ja usaldab, et see õiglus sagedustes töötab. Me ei pea kontrollima olukordi.
me peame usaldama ja minema kaasa. Ainult sellega, mis kõlab meie jaoks hästi. See intuitsioon, see harmoonia, see on siin keskel. Kuhu me kõik liigume? Viimane kaart kaardipaki all on müntide kuningas, kes kinnitab seda, et kogu see liikumine, see ei ole kaootiline, see ei ole teadmatusse minek, vaid see on väga kindlasse kohta. See on maakaart. Meil on maa. Meil on väga palju maad, eks ju, me oleme maaga seotud ja maaema praegu teeb seda muutust meil siin. Wow. Ja järgmine on meie visioonide hoidmise tähtsus. Sauade 3, see tuli ja 3. siit näitab ennast kaarik õiget pidi, see kiire liikumine. Kui ma võtsin päeval kaardid, kuldse kaardipaki kätte, oli esimene kaart, mis mulle ennast näitas. Sauade 8, kiired uudised. Järgmine oli sauade 10, see raskuse mahapanek, selle ringi lõpetamine. Ja valedest vabanemine oli 3. Ja siin on praegu siis see tulemus, millesse me liigume, on niivõrd kindel. Siin ei ole enam ühtegi puudusteadvusega seotud teemat. Siin on ainult intuitiivsus, süda, usaldus, rõõm, kokkuhoidmine, usaldus oma tehtud tegevuste osas. Siin ei ole jooksmist, tagaajamist, kiirust, lahti laskmine. Ja visioonide hoidmine. Mida tähendab visioonide hoidmine? Visioonide hoidmine selles osas, et kui sa lood, kas või võta paber ja kirjuta välja oma unistuste päev, milline on see päev, mida sa elad, kui sul ei ole ühtegi piirangut. Sul ei ole mitte ühtegi piirangut, ei ajalist, ei rahalist. Sest need on selle vana mängu põhipiirajad, mille ümber kogu mäng oli ehitatud. Ja sul on vabadus teha kõike, mida hing ihkab. Sest täpselt seda sa hakkad tegema varsti. Mismoodi näeb välja see uus elu uues maailmas, kus ei ole vajadust teha tööd, aga on võimalus teha seda, mida sa tahad teha. Sellepärast, et sul ei ole neid arveid, mida peab maksma. Sest kõik su eluks vajalik on tagatud. Su keha nooreneb, kui sa alustad temaga tööd juba täna. Selleks me palusime sul ära kuulata selle podcasti, mille me hommikul panime ülesse. Jaa. Pidin veel vaatama siia juurde, mida tahab Luna öelda meile. Nii. Energiat tõusevad, koguvad seda momentumit. Luna kordab meile endiselt ennast, eks ju. Ja see enda häälestamine on väga olulise tähtsusega. See häälestumine, see ongi siin see mõõkade 2 ja see müntide 7. Siin vahel on karikate kuninganna.
see intuitsioon, see harmoonia, see enda tasakaalu viimine. Üsna viimastes portaalides oli see peenhäälestus, eks ju. Vaata, see võib olla üle. Ja nii nagu Raama juhatas Vikerkaare silla neid lülitusi vaatama, seal on väga palju just nimelt neid alkeemilisi tunde, kus saada paremini aru enda kehamasinast ja kuidas seda tasakaalu selles luua. Kuidas on võimalik rohkem veel ennast usaldama õppida. Alusta sellest küsimusest iseendale. Kuidas ma saan ennast veel rohkem usaldada? Jaa. Armas, ma tunnen, et ma olen täiesti tagasi, me oleme väljas sellest ühendusest. Me edastasime selle informatsiooni ära. Jah. Aitäh sulle.